7 põhjust, miks pöörduda minu poole oma rastapatside sooviga. Eestis palju tegijaid ei ole, valik on tegelikult väike, aga ma annan siiski väikse ülevaate oma protsessist, et tooks tutvustust tehtud. Põhjus number 1. Sa soovid, et sinu patsid valmistaks keegi kogenud, pühendumisega ja hoolega. See olen mina. Minu lehtedelt on näha erinevaid inspiratsioonipilte, ma olen teinud erinevaid töid. Vaha ei kasuta, tooted ei kasuta, kasutan oma sõrmi, kammi, heegelnäelu. Võtab rohkem aega, aga tulemuseks on ühtlased, õigete sektsioonidega patsid, mis kasvavad õnnelikult edasi ka edaspidi. Ma vaatan üle, milline ettekujutus sul on patsidest ja püüan luua sinu juustest võimalikult ligilähedase tulemuse. Põhjus number 2. Sa soovid rastapatse, aga sul on liiga lühikesed juuksed. No problem, ma teen sulle püsipikendused. Selle kohta on eraldi video, check it out. Põhjus number 3. Minu juures on tunnitasu asemel töötasu. Sa tead kohe alguses, kui palju asi maksab. Me lepime selle kokku chatis. Ma hindan piltide järgi ära, kui palju see aega võtab, kui palju see läheb maksma. Põhjus on see, et mulle endale soovijana meeldiks see lähenemine palju rohkem. Sellepärast sa ei tea ju, kui palju see aega tegelikult võtab. Alati on väike kahtlus, et oota, kas ta nüüd meelega teeb veidi aeglasemalt või kas see võtabki nii palju aega. See ei ole väga meeldiv olek, ärme nii tee. Nii et tulemus on minu jaoks tähtsam kui kiirus, saab rahulikult teha, kannatlikkus annab hea tulemuse. Ja nii palju, kui mina uurinud olen, siis minu hinnad teevad selle soengu üsna kättesaadavaks. Põhjus number 4. Vaatame üle. Ma olen asukoha suhtes paindlik. Ma vaatan seda tööd rohkem nagu käsitööd ja vähem nagu juuksurlust. Meil ei ole vaja ilusalongi. Sul ei ole vaja vahtida enda nägu peeglist järjest tundide kaupa. Me saame seda väga edukalt teha oma kodu mugavuses sinu juures, minu juures. Mõni võtab Airbnb, kes tuleb Norrast või Soomest või Tallinnast, kus iganes. Meil ei ole vaja juuksuritooli, võime istuda kas toolil, kotttoolil või kui selg läheb kangeks, siis saab minna diivanile üle, oled selili, lebotad, vaatame Netflixi, ma olen selle tellinud selle jaoks, saame kuulata podcast'e huvitavaid, saame muusikat kuulata, saame lihtsalt chillida. Kui vestlus tuleb, siis vestleme, ei pea vestlema, kui sa ei taha, et võtame chillilt. Minu meelest see on nagu parim viis, kuidas seda teha. Põhjus number 5. Sa soovid ajutisi rastapatse. Neid sa saad kanda 2 kuud ja kui hakkab meeldima, siis teeme päris patsid. See on hea variant just näiteks, kujutame ette, et 10-aastane poiss tahab enda rastapatse, vanemad ei luba või siis peanahk on liiga hell. Teeme ajutised rastapatsid. Põhjus number 6. Sinu sõber või sõbranna sai minult rastapatsid, ta on rahul ja soovitab mind. Siia pole mõtet midagi lisada. Põhjus number 7. Sul juba on rastapatsid, aga nad ei paku sulle enam nii palju rõõmu kui varem, sellepärast nad on käest ära läinud. Ma saan teha sulle restart hooldust. Erinevaid situatsioone on olnud rastapatse, mida on kantud juba 8 aastat ja nad on nii käest ära läinud, et seal oli vaja lõigata, eraldada need üksteisest, natuke lahti kammida, ebaühtlased kohad, vaja vormida ühtlaseks, otsad vaja ümber teha, kõik juuksekarrad, mis on lahti, saab sisse tõmmatud. Kõik on võimalik, vaata. Aga siinkohal ma mainin ära, et ma hea meelega õpetan, kuidas hooldust teha ise endale. Sa saaksid seda ise teha endale, et sinu sõber või sõbranna saaks seda sulle teha. Ma teen varsti video, kus ma püüan õpetada. Kui videost abi ei ole, siis me võime midagi kokku leppida, teha mingisugune workshop töötuba, ma näitan, kuidas see käib. Siis me saame kõik hoida oma ilusaid patsi ilusatena. Ja need olidki need 7 põhjust. Lõpetuseks ütlen, et kui su huvi on suur ja kui tunne on õige, tunne on hea, siis kirjuta mulle Facebookile, et on rastapatsid ja suhtleme selle edasi. Soovin kõigile ilusat sügist või talve või kevadet või suve, millal iganes te seda videot vaatate. Tšau! Muidugi, like, subscribe, comment, bla bla bla. Better version of you. There are endless opportunities for living all in harmony. Express your individuality